Nii. Isa, me täname ja kiidame, et me võime tulla, issand, sinu ette ja issand, kuulata, mida sina südamele oled pannud, issand, ja me palume, issand, et kõik, mis on sinu vaimust, pühast vaimust, läheks inimestele südamesse ja ka mulle südamesse ja kasvataks sealt head vilja. Ja kõik, mis ei ole sinu vaimust, las lööb ühes korras sisse ja teisest välja. Seda me palume, issanda Jeesuse Kristuse nime. Aamen. Nii. Minu see mõte, mis nagu ma edasi, Jumala vaim on nagu andnud nagu tarkust. Ma proovin seda kuidagi niimoodi edasi anda, kuidas mul need mõtted nagu ringlema hakkasid. Ja selle asi on, et kuidas hoida uksi kinni. Meil on olemas vaimsed uksed. Võib-olla kui uksed jäävad lahti, siis on sisse, välja, üks teema on sisse, teine välja, jälle ja inimesed jäävad nagu sellesse niimoodi nõiaringi on ju, et just läks välja, jälle ta sisse tagasi. Aga meil on tegelikult südamel on uksed, meil on kambrid, meil on seal uksed, meil tuleb need uksi kinni hoida. Ja meie eludes on kui meie eludes on mingi asi kontrolli alt väljas, siis seal on uks lahti seaduslikuks õiguseks tegutseda kuradil. Kurat on selline tegutseja, et tema kasutab, kui keegi on lugenud Terve Printsi raamatut, nad välja kurja vaime, siis Terve Prints toob väga selgelt sealt välja, et kurat on süüdistaja, prokurör, tema otsib meie sees meile uksi, avatud uksi. Kui mul on enda tunnistus, kui ma kunagi 10 aastat tagasi, siis kui ma, või isegi rohkem tagasi, kui ma nägin neid nägemusi kogu aeg ja siis üks nägemus, mis oli, Jumala vaim näitas mulle oma templit ja milline see välja näeb. Ja see oli üleni klaasist nagu kuppel ja mina olin seal sees, ma olin seal surnud, nagu minu mina peab seal surnus olema, kui mu vaim liikus seal ringi, seal ilus, kõik oli särab ja ilus. Aga kogu see kuppel oli klaasist ja see oli absoluutselt otsast lõpuni uksi täis. Lagi ja kõik. See oligi ukse kõrval, nagu ei olegi seina, kõik on ainult aknad ja uksed ja kõigil olid lingid minu poole. Ja siis see nägemus kestis terve öö läbi, ma olin ülenigine, seepärast, et seal uste taga oli absoluutselt pime ja seal kõndsid elukad ja seal nad otsisid lahtisid uksi. Käisid terve öö aega seal ühe ukse taga, teise ukse taga. Ma kogu aeg vaatasin, tänu Jeesus. Iga kord, kui uks oli lukus, ma ütlesin, tänu Jeesus, kiitus Jeesus. Läksid järgmise ukse juurde ja järgmise. Ja niimoodi käisid üle kõik katusa aknad, kõik uksed käisid läbi. Ja siis ma hakkasin juba vaatama, et juba tundide viisi, et järjest on uksed kinni, et kiitus Jeesus, et võib-olla on kõik uksed kinni. Ja lõpuks jõudis ta viimasele ukseni või eelviimasena või sinna kuskile ukseli ja see oli moondun näoga teema, niisugune raudora oli käes ja ma vaatasin, et kindlasti on see ka kinni ja nii kui ta uks tegi, see oli lahti ja mul oli lahtine uks. Teemon tuli sealt sisse, ma olin seal lavatsi peal, nagu surnu lavatsi peal, seal varbas väljas ja kus hakkas siis mind selle oraga peksma seal ja sorkima ja siis ma rõugusin, kisasin seal ja siis ma ülenigisena tulin sealt nägemusest välja. Ja Jumal tahtis selgeks need uksed. Kui on lahti, on kuradil õigus tulla sinna sisse ja ta tuleb ja ta ei tule sinna, et kuidas sul läheb, vaid ta tuleb, paneb sul piinama, ta tuleb sind piinama. Ta ei tule seal sõbra juttu ajama. See oli metsik kogemus ja ma tean, milline see on ja need on kõik on uksi täis. Need on 1000 ukst, tohutud uksi ja seal väljaspool on kõik pime. Ja kõik uksed on kinni, siis kuri ei puutu meisse kuskilt, sest me hoiame uksi kinni ja tunneme ka seadust. Et põhimõtteliselt, kui me Jumala seadust tunneme, siis tegelikult, vaata, kui Esekieli kirjas on, siis Esekielile ütleb see, Jumala vaim ütleb, et mida sa näed, rullne raamatut, kirjutatud seest ja väljast täis õnnistusi ja needusi
ka needusi kõike ja talle öeldi, söö see kõik ära. Eesekiel pidi rullraamatu ära sööma ja tegelikult vaimselt tähendab see seda, ta pidi sellega üheks saama. Sa ei saa midagi välja anda, kui see ei ole sul alguses kõhus. Ta sõi selle ära, sees suus oli magus, kõhtu jõudis oli mõru. Needused teatavasti on ka mõrudad ja ka ära ta selle sõi. Ja siis saad aru, et aga see kõik see hea ja õiglane oli tal seal kõhus ja kui ta selle ära sõi, siis ta saigi, sõna sai lihaks. Nagu Jeesus ütles enda kohta, sõna sai lihaks, elas meie keskel. See sõna pidi sinu sees, sa pead saama sellega üheks. Siis sa saad nagu ka välja elada seda, mida su sees on. Siis on sul see hea tagavara. Ja 1. Johannes 5 ütleb, me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puutu teda. Kui meil on uksed kinni, siis näe Jumalast sünnitatu. See on see, kellel on Jumala seadused on teada, ta juba on vilunud oma orgudes ja mägedes, on vilunud juba, et seda ust ma siin lahti ei saa hoida, sealt tuleb kohe kurat sisse. Ta on vilunud, ta hoiab ennast. Ta hoiab ennast sellepärast, et ja kuri ei saa teile kätte. Sellepärast, et kuri juba teab, et kuule, siin on praegu mõttetu ringi tuiata, et ta teab seadusi vaata, et isegi siin maailma pätide, kes istuvad väga kaua aega vangis, neil midagi muud seal lugeda ei ole, siis loevad seadus. Neil on see maailma seadus pähe endale tuubitud ja paragrahvid. Nad on selle ära tuupinud endale sisse. Meie peame samamoodi rullraamatu endale sisse tuupima. Me ei tuupida ei saa. Püha vaimu läbi, et nagu selles mõttes tuupida, siis talletada, me peame ikka üheks saama. Aga siis me saame näevata, meil on olemas lootust, et kuri enam ei puutu. On ju hea jõud lootus. Ja kõik eluvaldkonnad tuleb Jumala seadustele allutada ja mis Jumalale ei meeldi, see ei tohi ka meile meeldida. Jumala seadused on see, kui Jumal ütleb seda, mulle ei meeldi see asi, mulle ei meeldi, kui sa kummardad seda kuju, siis meile ka ei tohi meeldida. Seepärast, et Jumalale ei meeldi, siis kui me tahame olla sõnakuulelikud, siis meile ka ei meeldi. Seepärast, et Piibli järgi peaks olema meil Kristuse meel. See tähendab seda, et me mõtleme samamoodi. Ja me vihkame mõtleme samamoodi. Jeesus ütleb, et seda asja ma vihkan, mulle ei meeldi see asi, siis meile ka ei meeldi. Sellega tähendab, aga kui meile, see ei olegi nii hullu, siis me oleme juba ukse lahti teinud. Siis me oleme juba ukse lahti teinud kuradile. Et see ei tohi meile ka meeldida. Et tänu issandale sellise tarkuse eest ja alati peab paluma, et tee meid targaks oma sõnas ja anna meile alandlik meel. Nii Jeesus ütles, et kui ütles seal Johannese 16, kui ma ütlen teile tõtt, teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja. Seal on ühes tõlkes on lohutaja, siin vanas tõlkes on hoopis parem, siin selles vanas on kirjutatud, et püha vaingu tuleb, siis ta tuleb, tema on alguses, ta on 3 võtta, alguses on see patu tunnetuje, kuidas oli manitseja, esimene oli see paranduseks, vaata, oli ju. Me lugesin paranduseks ja meele paranduseks, siis manitsuseks ja rõõmustuseks. Sa vaata, kui sa seda loed, seda nüüd vanad tõlget, siis sa saad aru, et püha vaim toob sulle patutunnetuse ja siis manitseb sind selle maha panna ja siis rõõmustab, kui sa oled patust lahti saanud, toob su rõõmustuse. On ju kõigil nii rõõmu, kui on pat lahti ära läinud võetud seljast, siis on halleluuja, kui kerge on. Aga vaata, kuidagi uues tõlkes on kuidagi paitatakse ja sealt silitatakse. Selles vanas tõlgumis on hoopis parem. Toob selle asja välja, et tegelikult Jumala vaim tuleb meid puhastama. Ma soovitan väga soelt. Me Markoga lugesime selle siia ette sealt välja. Ja väga tummine on seal. Ja teistmoodi ja ma vaatasin isegi selle King Jamesi piiblit. Seal oli ka, et oli see teine pilt. Et tasub ikka neid teisi tõlki ikka vaadata, et asjadest rohkem aru saada. Ja siis trööstija ja advokaat, see tuleb teie juurde
kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. Advokaat, meil on nüüd isiklik advokaat. Jeesus saatis meile selline, et minul on see sama advokaat, sinul on see sama, meil on üks ja sama kõik advokaat. Ja ta kuskil kaugel ei ole, elab meie sees. Ja kui ta tuleb, toob ta maailmale selguse kohta, patu kohta. Ja ta teab täpselt, ta on advokaat, kaitsja. Õiguse kohta, kohtu kohta. Kõik asjad on selgelt patu kohta, et nad ei usu minusse, õiguse kohta, et ma lähen isa juurde, et teie ei näe mind enam, kohtu kohta, et maailma vürst on süüdi mõistetud. Siin on kohtu case, absoluutne kohtu case, taevane kohtu case. Mul on teil veel palju öelda, Jeesus ütleb, aga te ei suuda seda praegu taluda, aga kui tema tõevaim tuleb, juhib ta teist kõigisse tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb ja kuulutab teile tulevasi asju. Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Püha vaim räägib kõike seda, mida Jeesus on juba rääkinud, ta elustab seda. Jeesus tahtis neile rohkem rääkida, ütles, et aga see on liiga tahke toit, te ei saa sellest aru, te veel ei saa sellest aru, te peate see asi on, et ma räägin teile taevasest kohtu case'ist praegu, seal on süüdistaja, ma saadan teile advokaadi, ta ei suutnud neile seda asja selle selgeks teha. Sest tõevaim tuleb ja teeb meile praegu selle selgeks, et ta räägib taevasest kohtus seal. Meil on parem, loomulikult parem, sest nüüd on meil advokaat, meie juriidiline asjaajaja, meie sees. Tema juhib meid kõigesse tõtta ja ta kostab meie eest. Meil on vaja teha koostööd oma juriidilise kaitsjaga taevakohtus. Taevakohtusse minek on tegelikult niimoodi, et sa paned põlled maha. Mõni näeb kohe, et läheb taevakohtusse, aga mõni ei näe, vaid usub, aga tegelikult sa lähed ikkagi kohtu juurde. Kui sa lähed ju palvetama näiteks mingi asja eest, kuhu sa lähed? Sa ei palveta kuskil mingi kivi ja puud, sa lähed vaimus sinna, kus asub Jumala troon, sa lähed oma asjadega sinna ülesse. Ja kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete, aga vaimu abil näed ihuteod suretate. Püha vaim tuleb appi meie ihutegusi suretama. Advokaat näitab meile ette, meil on siin mingid jamad ja oi, kuidas ma saan? Juhib kohtus ette, palud andeks ja näed vaimu abil saad suretada neid tegusi. Siis käib kustutuskumm seal saalis, kustutatakse su võlakirjasi seal. Ja meil on paraku niimoodi, et me ei saa asjadest kohe aru. Jeesus ütles, mul on palju rääkida, kui te ei saa aru. Meile antakse vaikselt piima, värki, särki ja pärast hakkab tahkemat saama. Ja mida meie advokaat kaitsja püha vaim juhib meid asju korda ajama. Asju korda ajama, andestama. Esimene asi, millega tegeleb kindlasti andestamisega. Seepärast, et see on kõige hullem ja kõige suurem, see on siuke patt, mille see ongi see patt, mis öeldakse, et pattu, mille kunagi ei andestatagi. Ja siis ei anta ka teile andeks. See on kõige jõhkram patt, andestamatus. Maha panema kibedust, Iisebelliga mitte semmima, vaata seal on, et sa ei tohi sallida teda. Me teame seda, et me siin Iisebelliga, täna Markoga siin ka rääkisime, terve gloobus pasundab Iisebelli vaimust. Jumal tahab midagi rääkida kodusel, ta tahab selle välja juurde sealt seest. Ja see on väga päevakorras ja mõnel on rohkem Iisebelli, mõnel on vähem, võib-olla mõnel on üks süntub. Kõigis süntumist tuleb lahti saada, need on uksed. Äkki on katusakon uhmalapane tuulutus ava ja praoki. Et sealt ikkagi saan peavad ronima. Ei, lendavad sisse, katusaknast ilusti, tuulutus avast. Me peab kõik uksed kinni olema, mul on see nii selge, kui ma selle nägemuse sain. See näidati mulle selle ette. Nii, ja ära viskama teemonike asja, näiteks Jumala vaim juhib ja maailmaga mitte semmima ja kurat muidugi muud kui süüdistab. Ja püha vaim, meie advokaat, muud kui juhib meid, et me peaksime Jumala seadustest kinni ja kuradi teine nimi on seaduse vastane. Tema nimi on seaduse vastane, tema nimi. See on Kolossasse kirjas ka, et seaduse vastane tuleb. Ta on kõik selle vastane, et ta ei taha nagu.
ja käib ringi vahtimas, kas on mõni lahtine uks. Ja siis ma vaatasin hiljuti ühte tüdrukut, kes on ratastoolis oli. Ja tal oli luupus ja veel trobikond igasuguse haigusi. Ta oli ratastoolis noor tüdruk ja koos emaga, ema oli seal. Ja see advokaat Püha Vaim läbi selle preestri paljastas saatana ukse, üks uks. Ja üks uks oli tema tüdruku ema. Ta ajas tüdruku emal alguses Iisabeli vaimu välja. Ja siis läks selle tüdruku juurde, peksis seal erinevaid ingliskeelseid teemoneid, mul ei ole nii ingliskeelsel, nimetas neid luupuseid ja kõike. Ja see tüdruk tõusis siis ratastoolist ülesse. Näe, juur ulatus emani. Et ratastool. Et kui ma seda vaatasin, siis ma vaatasin seda, et proovime elada jumala kartlikku elu, siis meie lapsed on terved. Ema semmis Iisabeliga oli üks põhjuseid, et hoida last kinni ahelas. Kui meie vanemad seda teaksid, siis me läheksime kiiresti kohtu ette asja paika ajama. Et me oleme tegelikult võime olla lapse jamas nagu ise seal sees. Ja kuradil oli kasutanud ukst ja seaduslikku õigust piinamiseks, tüdruku piinamiseks. Seaduslik. Ja haigused on ka, vaata kristlastel kristlastel on lahtiste uste tulemus, et haigused on. Et me palume oma advokaadilt, et milline uks on lahti, nii kui palume, ütleb Püha Vaim, et see on näiteks uks. Kui me palume, siis Jumal näitab meile seda ust, mille taga nüüd näiteks see haigus on või see või mingi asi. Et kuid inimese kangekaal ei taha alanduda, et kinni panna ust, uks on, vaid isegi võib-olla bravuuritseb seal, et ütleb advokaadile seal vastu, Püha Vaimule on ka vastu pandud, saad aru, mina olen kogu aeg kuulemata vastu pandud. Ja et see asi on ära aetud, ei, ma olen selle asja juba ära aetud, kui kellegi kaudu ütleb mingisuguse ukse, ei, see on ära aetud, aga ei, tegelikult on ja, on ju. Aga Püha Vaim kui advokaat võib ära kurvastada, tema kohus on seada meid laitmatuna trooni ette õiskamisega. Kui Püha Vaim juba sealt poolt või kolmandalt või neljandalt poolt kogu aeg kuskil mingi sõnumiga tuleb, siis aitab ei ütlemis, siis on jah. Oma õigust tuleb maha panna ja siis saadaksegi vabaks. Nii, vaatame ühte kirja kohta näiteks. Sa tige sulane, ma kustutasin sinu võla, sest sa palusid mind. Eks sinagi oleksid pidanud halastama oma kaasuluse peale nõnda, nagu ma sinu peale halastasin ja issand vihastas ja andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis temale võlnes, nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui te igaüks ei anna südamest andeks oma vennale. Mattuse 18. Näeme, et sulane jättis ukse lahti ega halastanud vennale. Kohus mõistis talle kohe piina, taevane kohus, ja kustutas ära praktiliselt uuesti sünni. Kõik vana asi tagasi enam. Nii, ühesõnaga kõik, mis sul ennem kirjas oli, võlg hakkas aktiveerus tagasi. Päris karm ju. Võlg aktiveerus. Ja ütles, et nüüd maksad kõik veel kinni. Et siis, kui tegelikult meile on andestatud, siis me peame andestama ka teistele. Kui meie oleme andeks saanud, siis anname ka teistele andeks. Ühtsest puha, mida nad seal tegid. Me peame selle oma südamesse kirjutama selle kirja koha, et isa on andeks, nad ei tea, mida nad tegid. Sest nad tõesti ei tea. Mina olen ütlenud küll asju, mida ma pärast kahetsen. Ma pean ise enda kohta ka ütlema, et isa on andeks, ma ei tea, mida ma tegin. Kuskil oli uks lahti ja keegi minu sees midagi tegi. Kindlasti mingi elukas tuli keele peal hüppas seal. Ja me teame, et isegi Peetruse keele peal tuli ju. Peetrus oli seal, ära mine risti peale. Kes hüppas keele peale? Saatan. Taganemust saatan. Jeesus ütles. Me peame väga valvsad olema keelega. Ja siin on ka, et advokaat ütleb meile ette, mida me peame ütlema, et saatan ei saaks meid lõksu. Isegi seda ütleb meelitada, et Jumal ütleb meile ette ka, mida me ütleme.
Apostlite 25 on. Ma vastasin neile, et roomlastel ei ole kombeks ühtegi inimest anda hukkamiseks, enne kui süüdistatav saab võimaluse seista silm silma vastu oma süüdistajaga ja kosta enese eest kaebuse vastu. Näed, et süüdistaja kurat on seal ja Jumala vaim annab enese eest kosta, aga teatavasti annab püha vaim annab selle, mida me kostame. Ja Paulusele ütles ta kindlasti ette, nüüd ütle seda, nüüd ütle seda, ole nüüd vait, seda aru. Sulle öeldakse täpselt ette, kui sa oled kuskil sünagoogi ees ja me peame kõrvad väga avama. Luuka 12 ütleb, aga kui teid viiakse sünagoogidesse, ülemate võimude ette, ärge muretsege, muretseda ei tohi. No ma olen praegu mingi asja ees, ootan kõrvad laiali, kohe pühavaim annab mulle sõna, mis ma pean rääkima. Et ärge siis muretsege, kuidas või mida enesest kosta või mida öelda, sest sel samal tunnil õpetab pühavaim teile, mida te peate ütlema. Me peame aru saama, meil on pühavaim, sa vaatad, meil on jõuke juht, me peame lihtsalt kuulama ja kui ajad lähevad karmiks, siis on eriti peab kuulama, mida me kostame, mida me ütleme, et vahele ei jääks või midagi, et kitsaks läheb. Peame alluma Jumala seaduslikele korrale, sest see on meie õnnistuse tee. Kui me mõistame, et meil ei liigu sellel teel üksi, et meil on kolm ainu Jumalatest iga sekund meie juures, suunamas, manitsemas, rõõmustamas, täiuslik kink igapäevases elus, tasuta advokaat. See on tasuta, siin maa peal pole tasuta advokaat, pead maksma ennast siniseks, kui tahad. Taevases kohtus kuradi vastu. Meil võib olla pidevalt taevakohtus käimisi. Esimene asi on meeleparandus, sest oma õigusega me kohtu ette ei lähe. Umbes, et ma toitsin näljaseid ja tegin head ja tegin seda ja toda. Kui me ilmume oma asjust taeva kohtu ette oma asjus ainult Jeesuse vere lunastuse läbi ja selle läbi, mida Jeesus tegi meie eest. See on ainus õigus meil üldse taeva kohtus üldse ennast esitleda. Mitte mingit muud ei ole. Ma olen Margus, sihukest asja ei lähe. Sihukese asjaga sa seal kohtu ette ei lähe. Jah, ma olen seal, või Marguse kogudust olen seal, et te teate küll. No. Ja seda ka tead, Andres tead. No, umbes. Ja peame nõustuma süüdistusega. Seal üleval peame nõustuma süüdistusega. Kas süüdistaja süüdistab? Me peame nõustuma, et vastav uks teemonile oli avatud ja paluma andeks, et tegin seda, teist ja tegin uksed lahti rünnaku toimimiseks ja mul on häbi, kahju ja palun andestut. Niukse meeleoluga lähed kohtu ette. Mitte niimoodi, et ei ta süüdistab mind. Siis see on oma õigus. Sellega ei lähe. Et mingit edasi minekut ei ole, kui ei kahetseta ega parandata meelt. Meeleparandus on ära pöördumine endisest teelt asjade korda ajamine. Kui saatan süüdistab meid patus või kibeduses või andestamatuses, mida iganes, siis nõustume, mitte ei hakka õigustama, et ma ei teinud seda ja ta valetab ja nii edasi. See kõik on enese õigustus. See ei lähe arvesse. Seda ei taha keegi seal üleval kuulata. Ja saatan süüdistab meid seaduslikult. Meie tunnistame süüd ja palume andeks. Kohe rakendub siis kohtusaalis Jeesuse veri, tühistab vaenlase õiguse sind edasi süüdistada. Siis, kui meie ei lähe kohtu ette oma õigust nõudma, siis rakendub Jeesuse veri. Kui sa oma õigust rakendad, Jeesuse veri seal sinu eest ei kosta. Ja see kirjakoht sinu jaoks selle kehti, sa oled oma õigusega seal ja saad täpselt nii, nagu pühakiri ütleb seal oma õiguse eest. Seepärast, et saatan teab. Tal on seal oma õigus. Ta ei ole alistunud Jumala õigusele. See kirjakoht. Lähme ja saadame mehed peale. Asi on väga lihtne. Meie advokaat püha vaim
hoiab isegi meie suud kinni ja käseb vait olla, isegi nõustuda süüdistusega, mida nagu teinud polegi. Point on ennast mitte õigustada, vaid kahetseda ja rakendada kohtus Jeesuse veri, et kustukumm saaks kustutada üleastumisi. Meil point peab olema ennast, mida madalama ennast tõstama ajame, seda meid kohe siis ülendatakse, et me, ajudes peab käima, ma loodan ainult issanda peale. Issand tõmbab meid siit praegu välja, tema vere peale, tema maksis ja seda me peame kohtus seda ainult tunnistama. Kurat provotseerib, et me ise koostaksime, et ta isegi võib, räägi nüüd sina, too ära, mis sina arvad seal, et räägi ja hästi räägid seal, võib-olla kiidab ka, et koostad hästi päris ja ja ta provoorid seda, ta on väga tark prokurör seal. Isegi maises kohtus on advokaat kaitsja räägib ja kostab kohtu aluse eest, maises kohtus. Jumal ei vaja su palveid ega mõtteid, vaid su tegutsemist, et korda ajada need asjad, mis avasid uksed. Suhted, patud, patustamised, kibestumised, andestamatus. Ja näiteks Erki käis andeks palumas, sai koroonast lahti. Tema probleem oli see, miks ta pidi andeks paluma. Ise süüdi ei olnud. Ta pidi andeks paluma. Mina pidin ka minema ja andeks paluma, aga oleks mul oma õigusega läinud. Aga ma ei olnud ju süüdi. Miks ma pean andeks paluma? Kohe oleks oma õigusega läinud ja ei oleks mulle kehtinud see kohtus Jeesuse veri. Erki läks, palus andeks, mitte ainult ühe eest, vaid teise eest veel. Ja selle tulemusega sai koroonast terveks. Kuna ta ei läinud sinna oma õigust, kuule, näed, sa ikka tegid mulle seda ja ma tegin oma õigust sinna tahtma. Vaata, kus hoopis teistpidi käivad asjad. Lähed sinna andeks paluma seda, mida sa teinudki ei ole. Ja siis rakendub Jeesus veri. Jeesus läks ka ju, mitte midagi ta polnud teinud, ühtegi pattu. Läks sinna, võttis kõik patu enda peale. Meie patu ka. Ja paluda andeks, mitte nähe nii, et ma annan sulle andeks. Mõtle, et see ei ole püha vaim, kui ütleb. Mine ütle talle, et ma annan sulle andeks. Sa lähed hoopis palu tema käest andeks. Just hiljuti oli Zapovarov oli niimoodi, kui Zapovarov rääkis, et üks sõi tal mingi 16 tonni võlgu ja 15, summad pole tähtsad on see, et võlg oli vaata ja see oli see oli selline olukord, et Jumala vaim ütles, lähed palud selle kuti käest andeks. See eest tuli sükene, et kuule, et mis asja, tema ju, ta tegi tünga, et lähed palud andeks ta käest. Ja see surve oli nii suur ja võttiski telefoni ja hambad ristis seal ja ütles talle, et kuule, ja siis, et kuule, ma palun su käest andeks, et ma olen siin seal neednud ja sinust halvasti rääkinud ja hambad risti seal. Ja siis kutt ütles see teises pool, ma annan sulle andeks. Ta ütles, et kui ta seda ütles, siis oli siuke tunne, et annaks tead läbi telefoni ja hea keretäie. Ja Jumal ütles, et nüüd oled vait. Püha vaim andis samal tunnil, ütles, et vait. Ja telefon argile kõks ja asi lõpetati ära. Ja ütles, et pärast seda kukkus ta õnnistuste sisse, rahapaja sisse. See vaata hoopis teistmoodi käivad asjad, absoluutselt teistmoodi. Et meie proovime, inimlikkus tegelikult on üks kõige hullem asi üldse maa peal, inimlikkus. Või teeme inimlikult, vaimselt teeme. Inimlikkus on kõigi asjade katastroof, ütlen ausalt. Seepärast, et inimlikkusega ei võida mitte midagi. Inimlikkus peab risti peal surema. Andestamatus hoiab kinni, sest seda teist poolt, andestamatus hoiab seda teist poolt kinni, nii et lõpuks istutakse mõlemad põrgu samas kambris. Sa vaatad, ma kunagi ei andesta talle. Pärast lähed põrgusse, sama kamber. Kuule, ma ei tahaks olla. Ja ühes igavesest ajast igavesti ühes ja samas kambris, oi kui jälle sina. Jõhker. Ja sealt veel ketiga üksteise küljes veel tule järgi, jälle juures, jälle sa siin. Jube, et targem asjad korda teha.
ja siis nagu see kett puruneb, vaimne kett. Seda on mulle ka näidatud vaimus, kui kohtus peame alati ütlema, et Jeesus on maksnud meie pattude eest oma verega. Mitte sellepärast, et Jumal seda teaks, vaid et saatanal ei oleks kuskile konksu taha panna. Jumal teab, et maks, aga me peame selle nagu välja ütlema. Tänapäevan õpetus, ütle endale, ei ole. Kohtus ütled hoopis seal kohtu ees. Kostad selle sõna seal. 1. Johannes 1.7 on, kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus omavahel ning Jeesuse poja veri puhastab meid kogu patust. Kui me ütleme, meil ei ole pattu, siis me petame iseendid ja ka tõde ei ole meis. Kui me oma pattu tunnistame, on tema ustav ja õige, nii et tema annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Kui me ütleme, me ei ole patustanud, siis me teeme tema valetajaks, sõna ei ole meis. Nii, see on 1. Johannese 1-7. Nii, meid süüdistatakse ja me teame, et kuskil on uks lahti ja hakkame taevases kohtus nähtamatus. Mõned näevad, on õndsad, kes ei näe seda kohtu case'i ja hakkame õigustama, et süüdistus on vale, seda pattu me ei teinud, siis püha vaim meiega selles õigustuses kaasa ei lee. Kui bravuuritseme edasi, siis et me ei ole kunagi patustanud, kuigi osaduses, valguses paljastati. Siin ma toon selle kirja kohana järgi nagu paljastati, patustamine osaduses, sest Jumal ütleb, et osaduses ta puhastab. Oli kirjutatud osaduses. Kui osadust ei ole, siis ei saa puhastada. Kivi urub kivi. Kuigi osaduses, valguses paljastati, patustamine, siis tehakse juba püha vaim valetajaks. Päris karm. Selle sama kirja kohta siis teed valetajaks. Sa teeb ta valetama. Kes tahaks teha püha vaimu valetajaks? Tõde ei ole meid. Osaduses. Meil on targem öelda, okei. Isegi siis, kui tundub, et kuule vist ei ole ka nii. Aga miks see tundub? Parem maha see patt. Kui on, siis äkki ongi. Sa oled lahti sellest ju. Miks see vastu, kui sa minust on siis, kui hakkad vastu millegile, siis just see elukas ongi seal sees. Seepärast, et ta tahab alati vastu hakata. Tasub olla järeleandlik, et kui teravat lõiget südamest tuntakse, kas jutluse ajal või kellegi kaudu, siis loobu enese õigustusest, ole nõus torkega, palu andeks, poja veri, kustutab, puhastab su patu, paneb ka palsamit hingehaavale, siis saad palsamit ka, kui lõikas, see on tegelikult Jumala armastav skalpell, mis lõikas mäda paise küljest ära. See on mäda paise ju. Ja siis paneb palsamit ka veel peale, rõõmustab sind, kohe paraneb haav kinni ja hingehaavale. Tavaliselt, kui tõuseb jutluse käigus, kus püha vaim manitseb mingi mäss, kuidagi sees hakkab nihelema, kuidagi mässab seal, siis see ongi uks lahti saatanale, et siin neelata. Sa hakkad seal nihelema või mingi kirja koht tuli või kuskilt tuli, ja siis kuidagi niheled. Siis on see elukas niheleb seal sees. Uks on lahti, siis tasub kohe jälle ristele ära tulla. Et kuule, see praegu puudutas, paneme selle maha. Muidugi see ei ole raske, vaata, siis tuleb see oma õigus vaata mängu. Oma õigusega tuleb kohe, täna paneme selle maha kohe. Et mina olen õige, mina olen õige. Tema vermete läbi oleme terveks saanud. Ja siis saadaksegi terveks, kui palutakse andeks. Tablettidest, vaktsiinidest ja muudest preparaatidest kasutamisest tuleb ka meelt parandada ja kahetseda, et pole uskunud Jeesuse vereväesse, et olla terve ja paluda veel nii, et aitame uskmatust. Ei ole mõtet neid kiita, neid igasuguseid preparaate. Me teame, me oleme praegu farmaatsia ajastul, kus kohas farmaatsia valitseb mafioosod. See on äri, see on business. See on täitsa pime olen, kui ei näe, et see business on. Aga meie saame andeks paluda, et kui oleme mingit jama sisse endale söönud ja teinud. Mitte õigustama, ei, ma tegin ja nii ja naa. Eile just üks kirjutas mulle ja õigustas seal, nii et seda nägu. Jeesuse veri on elu
ja paluda armu seda uskuda, paluda armu terveneda igast olukorrast, kui saatan on rikkunud mõistust, arusaamist, vaimsetest igavestest asjadest. Jeesus ütles, et püha vaim on kui advokaat. Tuleb ja seletab meile vaimseid asju, sest te ei suuda praegu mõista, nagu Johannese 3. Te ei usu mind juba siis, kui ma räägin maistest asjadest, kuidas te usuksite, kui ma räägin taevaseid asju. Jumal tahab meid viia edasi vaimsematele teemadele. Ja nagu ta ütles ka, et mul on palju öelda, aga te ei suuda veel taluda. Aga kui tema tuleb, kuulutab meile. Meie, kes me oleme püha vaimuga ristitud, meie sees on püha vaimu advokaadi hääl. Vaata, see hääl peab ka väga olema terav. Tema teeb meile selgeks, kuidas käivad asjad taevases sfääris, kõik, mis universumis liigub seaduse järgi, kõik on korrapärane. Seal on korrapärane asi. Isegi siis, kui langenud inglid seda püüavad rikkuda, kasutades inimesi, kellel on lahtiste uste päev, näeme ju, mis otsuseid tehakse kas või maailmas. Seal peab väga pime olema, kui sa ei näe, et neid juhib keegi elukas. Nad ei ole püha vaimu juhitud. Muidu nad räägiksid Jumala sõna. Seal ei tule Jumala sõna mitte midagi. Seal tuleb tühjus ja enesekiitus. Jumala seaduse vastased otsused, kes elab nendes inimestes. Seaduse vastane. Meis aga peab elama seaduse kuulekus, selleks, et meil on antud püha vaimu advokaat. Kui me taevas kohtus oleme argumendid esitanud, Jeesus risti töö läbi, meelt parandanud, lahtisest ustest kahetsenud, tunnistanud oma süüd, siis pojaveri puhastab meid koheselt ja meil on siis juba juriidiline õigus nõustuda Jeesuse vere lunastuse nimel kuradi käest. Võime 7-kordselt hakata nõudma süüdistaja käest tagasi. Näiteks finantse, raisatud aega, igasugused takistused, Jeesus vere läbi. Kui ma meeldin Jumalale, paneb ta vaenlased muuga rahu sõlmima. Minul on saatan varastanud tohutu aja. Ta on mind jootnud 10 aastat jutti. Ta varastas mu pere, ta varastas kõik ajad, ta on varas. Praegu peaks 7-kordselt nõudma tagasi käbarad eemale ja ma pean saama õnnistatud. Ma saan oma perega saama igal pool reisida, igal poolt. Ma ei tea, mitu miljonit on ta mul ära varastanud finantse, et ma olen ennast miljonid maha joonud. Ja kui ma olen andeks saanud seal, siis on mul õigus piibli järgi, Jumala sõna järgi kohtusse pöörduda ja 7-kordselt tagasi nõuda. Seal on olemas kirjakohad, mille alusel. Ma lihtsalt toon ette. Seda ütles ka siin hiljuti Sapovarov, et inimesed, kristlased ei tea oma kohtu järjes, nad ei käi seal. Nad ei käi seal ka, sul on olemas ka testament ja sul on olemas ka vastavad vahendid, kuidas sa saad seal kohtust. Siin maa peal ka nõutakse kätte, vaata. Seal nõuad kätte selle, mis on ära varastatud. Aga selleks peab minema sinna ja puhtana ja ütled, et mul on ülekohut tehtud ja tagasi. Kes on maad kaotanud, kes on korterid, mul Tallinna korter, kurat võttis ära, 3-toolise. Läinud. Nii, ühesõnaga tegutses. Aga nüüd ma olen unistuste all ja selle jaoks on ka vastavad kirjakohad. Tervis on näiteks rikutud. Tänu Jeesusele saatan rikkus mu tervis ära. Sain uue maksa ja mao issanda käest üle loomulikult taevast toodi. Siis peame esmalt kohtu ees andeks paluma üleastumised, parandama meelt oma õigusest. Esimene oma õigus, see on kõige tähtsam, sellest saaks meelt parandatud. Siis nõuame süüdistaja käest täielikku taastamist, käseme igal teemonil, mis haigust toidab lahkuda ja kui on joomise käigus rikutud seedeelundid või asjad, Jeesus vere läbi võime paluda uusi kohtu ees, uusi siseorganeid, nagu mina palusin, mida kurat on ära rikkunud, et meid tappa. Tema asi oli meid ära tappa. Me ei tohi magada nagu rumalad neitsid, kui mingi asi on selgelt mäda meie usuelus, siis peame tegutsema nagu kui auto on katki, viime parandusse, samamoodi peame ka olema, et mitte ei ulu selle auto kõrval, vaid tegutseme, viime parandusse, kohe hakkame remontima, kui me näeme, et midagi on
miks on mingid uksed kinni, miks on õnnistuste uksed kinni. Peidame ennast ise õnnistuste eest ära. Teame, et õnnistuse pealkiri on sõnakuulelikud õnnistus. Selle pealkiri on kohe sõnakuulelikud õnnistus. Ja kellel on lahtistuste päev, neil on sõnakuulmatuse needus. Aga kiitus advokaat pühale vaimule, ta juhib meid õnnistuste sisse. Tema juhib meid õnnistuste sisse, kui meil on uksed kinni, siis tuleb taeva kohtu järelt juba käsk. Sealt tuleb käsk. Vaata, kui sul on asjad korras, Jumala kohtus kõik asjad korda aetud, siis on selline asi selle kirja kohaga. 5. Mooses 28:8. Issand käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külges oma käe paneta, õnnistab sind maal, mida Issand Jumal sulle annab. See on mitte soovitus, vaid käsk. Ta käsib seda. Nii, nüüd kähku. Õnnistus selga. Sa näed, et see on käsk, see ei ole nii. Kui asjad on korras, siis Jumal annab õnnistustele käsu. Ja üks kirjas, mis ütleb isegi, et ajavad sind taga. Ja ma vahepeal mõtlesin, et kuidas need õnnistus ajavad taga ja nad saavad sind kätte. See uksed eest ära. Ja, oma taskupattudega, võib-olla uksted lahti seal nagu liplikas seal. Uksed logisevad seal. See jooksed eest ära, sellepärast ongi õnnistused peavad taga ajama. Sealt ta läheb. Jooksed seal. Et uuri välja põhjus ja viise trooni ette. Palu andeks, anna andeks. Täna vere eest. Võta meelevald ja välja haigust, võta meelevald ka ja haiguse vaim minema, nagu täna ka, kui siin on siis haiguse vaim minema. Ja võtad usus vastu tervendava väe Jeesuse vermete läbi, seda kuulutades oma ihu üle ja tänades Jeesuse nimel. Enim levinud haiguste uks on kartus. Kartus. Ma kardad haigeks jääda, olekki haige. See on üks enim levitud. Täiuslik armastus ajab kartuse välja. Meil peame täiusliku armastuse saama, absoluutselt. Siis see ajab kartuse välja, ja kartuses on karistus. Kartuses on karistus, kui sa kardad arguses. Kartus on peauks teemaitele. Need on arad on isegi esireas, kes üldse ei pääsegi. Et need on teemaite peauksed. Siin on meil endal vennad ja ma ise olin kunagi väga kartlik. Uks, täis uks. Kardad seal, äkki tuleb, tead, see äkki tuleb ja tulebki vaata ja sa isegi nead ära, äkki tuleb, ta tulebki äkki vaata. Ta tulebki siin täpselt nii, nagu sa needsid seal. Ongi kohal, vaata, ongi siin. Ja tulebki ootamatult, seepärast suuga, meil on see suu pandud, Jumal lõi terve selle maailma suuga. Terve selle maailma lõi suuga, saagu. Ja meie paneme suuga täpselt samamoodi. Nii ennast ja teisi. Me peaksime õnnistada ennast ja teisi. Midagi head teha. Ja Jumal ütleb, et vaata, kui mõtleb, käsud, seadused. Aga näevad, Jeesus ütlebki, et Johannes 14, kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi, kes armastab mind ja kes armastab mind, see armastab mu isa ja mina armastan teda ja ma näitan talle ennast. Oleme rullraamatud ära söönud, siis meid ei saa kurat nii lihtsalt kõigutada. Meid ei saa lihtsalt kõigutada, meil on kirjakoht kohe varuks. Ja ongi. Sest algus oli sõna ja sõna oli Jumala juures, sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures, kõik on tekkinud tema läbi, ilma temalt ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud tema kaudu. Oli elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Sõna ehk seadus paistab pimeduses. Nägid, nii kui me seal sõna alusel lähme, siis see pimeduses hakkab valgust pihta. See on nagu tuba, pime tuba, mida sa lülitad valgeks. Kui me oleme sõna täis, siin ei või nii palju käperdada. Et kui me oleme sõna täis, siis see tähendab, et sõna on saanud lihaks. Siis on saanud see sõna, siis me oleme sõna täis. Ja siis me paistame pimeduses, sest me oleme õliga täidetud lambid. See paistab ka meie pühitsetud elustiilis välja. Teised näevad, sina võib-olla ise oled harjunud valgusega, nii et pimedus ei saa seda omaks võtta. See on teine vaim.
pimeduse vaim. Meil on ka siin maailmas kurvastust, sest paljud vennad ja õed semmivad maailmaga ja uksed on lahti. Mõni muudkui palub aastaid, kuid terveks ka ei saa, sest ustega probleemiga ja juurtega ka ei tegeleta. Sa ei saagi, kuna sa ei ole juureni jõudnud. Sa ei ole jõudnud või ei taha jõuda või lihtsalt palud ja siis pärast võid isegi usu kaotada, ei saagi. Ja siis moonutab piibliga enda, peabki olema õige. Aga tegelikult on sul laiskus, et sa ei tegele selle juurega. See võib ulatada sulle 3. ja 4. sugupõlveni välja, nagu ma enne rääkisin sellele, kes tüdruk süüdi on, et ta seal ratastoolis oli. Hoopis ema ja vanaema seal süüdi. Et oli lihtsalt paljastamata juured. Nii. Ja Jeesus, vaata, me ei saa öelda. Jeesus ütles meile, et kui te oleksite pimedad, siis ei oleks teil pattu, aga kui te ütlete, et me näeme, siis jääb patt teile. Meie näeme, sükest asja ta saa öelda, me näeme. Et tema tuleb pimedad hoopis nägemas. Kui sa ütled, et ma ei tea midagi, siis sa hakkad targaks saama. Et issand seleta mulle ära. Jah, mina ei tea, sina tead, niimoodi, siis hakkad targaks saama, kui see on ka oma õigus, oma tahe, vaata kaob siis ära sealt. Ja püha vaim näitab meile, kuidas tegutseda tuleb, isegi kohtumõistmistes ja asjades. Ja kõik uksed tuleb valguse ette tuua. Ja siin ütleb ka, et 1. Korintuse, et nõnda ärge mõistke kohut enne õiget aega, see ajastus on ka õige. Enne kui tuleb issand, Jumala vaim tuleb, toob valguse ette pimeduse varjunud asjad ja teeb avalikuks inimese südame ette lahtised uksed, kavatsused. Ja siis saab igaüks kiituse Jumalalt, et uksed tuuakse valguse ette, näed, seal on karvane elukas, seal õigel ajal tuuakse, ajastus on täpne. Seepärast, et kui valel ajastusel tuuakse, siis võib hakata bravuur pihta, mingit oi ei ole. Aga just see Jumala ajastus peab küll täpne olema. Me peaksime käima taevakohtus ka kaasvendasi põrgust välja kiskumas, isegi see. Lähme taevakohtu issand alasta. Et niimoodi, seepärast, et kiri ütleb, Juuda kiri, alastage nende peale, kes kahtlevad, pääske neid tulest välja kiskudes. Me saame neid põrgust välja kiskuda, minnes põlvil, issand, ma tulen su vere nimel ja ka selle kirja koha peal tulen sinu vere, et sa oled võtnud enda peale ka maailmapatu, selle kirja kohaga. Maailmapatu. Issand, näed, naaber on siin, tõmbada välja, palun. Lähed valuma välja, lähed kostma seal ja eeskostet lähed teed seal. Ja siin on selle kirja alusel saab minna, et tulest välja kiskudes, see nagu, meil on põlvitam välja, mind põlvetati välja, kindlasti siin, keegi palvetas meie eest, kindlasti, keegi käis kohtus, et me üldse siin oleme issanda koguduses. Kellegi põlved said vatti ja vilet, et meie siin ja palvevili, et me siin üldse seisame. Ja meil on vaata õigus minna siis, kui meil ei lähe selle oma õigustama. Hebralist 4 ütleb, läkim julgusega, meil peame minema ka julgusega, mitte norutama, julgusega armu järje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Julgusega lähme sinna, julgus ongi see, kui lähed sinna oma õigust mitte nõudma, et ma olen õige, vaid lähed sinna julgusega, ma tulen selle pärast, et ainult Jeesuse vere pärast. Tema õigusega tulen praegu. Ja muud õigust mul ei ole kui Jeesuse veri, et tema maksis sinna, aga muu õigust mul ei ole praegu sinna ees olla. Seepärast tema oligi see, kes vahevaiba tegi ülevalt, avas meile tee oma vere läbi. Seepärast, et vanast testamendis, kui näeme, kui ilma vereta ei saanud mitte midagi kuskil, sa ei saanud, kõik asjad piserdati verega. Ja see on ainus õigus meil minna julgusega, kui me usume, et Jeesus on meie pattude eest maksnud. Ja siin ongi ma kirjutanud ka, et vanas piiblis selles on, et püha vaim kui advokaat on paranduseks, manitsuseks ja rõõmustuseks. See on hoopis parem nagu seletus. Vaata siis, kui keegi ütleb, oi, me ei pea enam meelt parandama. Siis tuleb seda piiblit lugeda. Siin on meele parandus, manitsus ja rõõmustus
ühesõnaga parandad meelt, manitsetakse nagu palverändur teengunas, vaata, et sa rohkem nii ei tee, ja siis rõõmustus pääste üle. See on täpselt see palverändur teengunas, saab ilusti täpselt seal näha, kuidas asjad käivad. Ja väga selge on, jah. Et kreeka keel on väga avar ja siin tuleb ööd ja päevad vaata uurida. Ja siis ongi, kõige esimesed peame siis täna kogu palvetame ka siis taeva kohtus palume andeks oma õiguse. Ma tunnetan, see tuleb ära vaigust paluda, et kui juhatame palvesse, et ütleme oma õigusest lahti. Et ei ole vaja seda oma õigust ja mina tahan sellest lahti öelda, ma ei tahtsi midagi õigustada. Et, ja oma õigus on tegelikult süüdistaja. Saad aru? Oma õigus on tegelikult süüdistaja kurat inimeses. Sellepärast, et Jumal jälestab oma õigust kui musta räbalat. Ja see on tegelikult oma õigus, oled sa tegelikult oled süüdistaja. Tegelikult tema tegi. Oma õigusega lähed sa. Mul oli õigus öelda. Tegelikult oled sa ja Jeesus ütleb, et see on räbal, see on lausa jube, et ma ei taha kuule. Põhimõtteliselt, kui sa saad aru, see oma õigus tähendab Jumalale niivõrd vastikut asja, siis peame sellest kõige esimesena loobuma. Ta ütleb, et see on nagu räbal sealt. Ja keegi, kui kellegi üldse õigus on, siis on see ainult Jeesusel. Temal on õigus, temal ei patuta. Ja kui me peaksime võtma eeskujuks Jeesust, siis Jeesus oli ilma patuta, kandis teise süüd, mitte enda süüd, teise meie süüd. Mitte mingit, tal oli õigus mitte kanda, ta võttis õiguse kanda. Ema õigus, kui keegi meid üle kohtuselt süüdistab, siis meil kästakse lausa rõõmustada, mitte kibedust sisse lasta. Kui keegi süüdistab meid, rõõmustage, et te saate kolki ka veel. Muidugi ma ei taha seda ise saada, aga Jumal rõõmustab, et nüüd saate rõõmu tunda, et saite Jeesuse nime pärast. Seda on muidugi raske mõelda, aga äkki tuleb rõõm siis välja. Siis tuleb, kui sa tead, et sul on parem üles tõusmine. Taeva kohtusse minek on tegelikult põlvedel, usus, ei pea ka nägema, kuigi paljud näevad, sisenetakse tänuga. Tänuga peab sisenema sinna, tänu ütlemisega. Öeldes, et tulen trooni ette julgusega, toetudes ainult Jeesuse lunastustööle ja advokaadile, kes kohtus kostab minu eest. Teades, et kõik patud ja patustamised kustutakse, kui inimene kahetseb, siis tuleb paluda andeks kõik patud, mis on esile kerkinud ja paluda meeleparanduse vaimu, et enam mitte neid korrata. See toon ette, mis seda tegema peab. Paluda ka Jumala kartust, mis on kurja vihkamine, see tuleb paluda Jumala kartust. Paluda ka armu ja alastust, kirja järgi ütleb, alastust ja armu õigel ajal. Trooni ees on võimalik paluda ka isa käest ka vaimulikke ja maiseid õnnistusi. Neid lähed ka paluma, võib minna paluma. Elukohta, tööd, autot, finantse, reisi, puhkust, kõike seda võib paluda. Kõik need palved peavad olema kirja kohaga tõestatud, et need ette nähtud, need on uue testamendi järgi, uue lepingu järgi ette nähtud, nagu kirja kohaga, nagu mille alusel sa taotled. Näiteks ma toon paar asja välja. Ja see ongi julgus, et mis on meil tema ees, kui me midagi tema tahtmist mööda palvetame. Jumala tahe on igal pool Piiblis kirjas, sa otsid Jumala tahe ja selle rakendad kohtus seal. See on lihtsalt nii juriidiline, midagi teha pole. Seal ei ole need taevased asjad nii nagu ligadi-logadi, seal ei ole mitte midagi. Kui me teame, kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis me teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. 1. Johannes 5:14-15. Tema tahtmine on aga igal pool kirjas Piiblis. Elu kohta võib paluda näiteks kirjakoha järgi, kui elu kohta ei ole. Jeesus kandis ristile meie kodutuse. See on Mattuse 8:20. Jeesus vastas, rebastel on urud, taevalindudel on pesad, inimese pojal pole kuhugil oma pea pista. Kantis kodutuse ära. Selle alusel, et Jeesus kandis kodutuse ja selle alusel paluda endale kodu. Finantse võib paluda,
selle kirja alusel. 5. Mooses 8. Ära ütle oma südames, et mu oma jõud on ja käeramm on soetanud mulle selle varanduse, vaid tuleta meelde Issandat oma Jumalat, et see on tema, kes annab sulle jõu vara soetamiseks. Siis ütled, Issand, mul on bilansiga, ma palun Issand, et sa annad mulle selle jõu vara soetamiseks. Ja selle kirja alusel täidetakse su see palve seal. Ja selle samas ka 5. Mooses 8 see sama läheb edasi, et ka miks finants ei ole. Siin on siis, et aga kui sa lähed teiste jumalate poole, no siis ei olegi. Kui sa lähed kuskilt mujalt otsima. Ja abi kuskilt mujalt, vaatad, et äkki tead täna bingo, tead, või lihtsalt puha, kus kohas sa otsid seal. Ja siis ei ole, siis ütleb, no siis ongi sul tühjad. Ja et ma lähen proovin Paali käest, tead, et sealt saab kiiremini. Siis ongi, siis on selgelt öeldud, siis te hukute on ka siin kirjutatud. Näed, ma ütlen kuidagi veel, siin ongi, siis ma tunnistan teile, et tõesti hukute on see 19. Siin on ka, ja kui me alustame oma õiguse maha panemist. Vaata, maa peal on ka kurat teostunud oma kohtud, on ju. Kohtunikud on siin, on ju. Teatavasti mõned kohtunikud võib seal, oled hästi rikas, seal võid kamasokolaadiga ära kuidagi osta kohtuniku, on ju. Või mul on siin Kalevi kamasokolaad, paned siit kuskilt alt läbi, leti alt sealt ja võid ära osteta. Jumalat ära ei osta. Seal kohtu ees sul kamasokolaad läbi ja siis ja süüdistaja on kohtus, on siin maapealses kohtus on süüdistajad tasuta. See süüdistab siin tasuta. Aga advokaadi siin maa peal, sa pead olema väga rikas inimene, sa ei saa. Sul tasuta advokaati siin ei anta. Võib-olla keegi, kuidagi antakse mingi, haigutab seal, süüdi. Haigutab ja et kui ma lihtsalt toon selle võrdluse, et vaata maa peal on ka kohus, see on nagu taeva ja maa peal on ka, aga siin on kuidagi korrupeerunud, on ju, kõik ei ole, aga on näited, ma tean, et kuidas rahaga ostetakse välja, raha eest räägitakse pätt pühaks. Ja seal ja nii, et ei pea kahetsema ka midagi ja võid rahulikult edasi elada sama südame hoiakuga. Jah. Maksad suur, palju see maksab mind pesta? 2 milli. Ja oi, puhas. Seal sa ei lähe. Jeesus üleval sa... Süüd ei leitud, ei olnud tõendid, kõks kadunud. Et me teame, me näeme, et mis siin toimub, on ju. Ja ma ei üldista, on siukseid olukordasid. Ja samas vangi võib minna näiteks inimene, kes on absoluutselt vale, ei olegi süüdi ja läheb vangi. Üks siuke mees on, kes istus vangis, millest ta teinud ei olnud, oli Ain. Ta istuski vangis ja pandi vale süüdistusega vangi ja istus selle 5 aastat, ma ei tea palju ta ära see istus. Ja ta, Ain, jah. Ja istus, tema käis seal ja istus vangis vale süüdistuse eest. 3 aastat. Jah. Ühesõnaga, et mingi korv ustus, et... jah. Ühesõnaga... jah. Jaa. Ma toon ära, ühesõnaga, et on inimesi, kes istuvad ka selles, et ma lihtsalt toon selle, ma tahtsin lihtsalt tuua, mitte siin, hakata vaata siin mingi detail taga ajama, vaid on lihtsalt, et ülemises kohtus ei ole seal siukseid asju, mis siin all toimub, vaata. Seal on ülidetailne. Seal on detailne. Tood kirja koha selle alusel lähed, Jumal on absoluutne auline seal, lähed ainult Jeesuse vere varal oma õigusega ja sa ei saa sinna midagi, sa ei saa. Ja taeva kohtus on iga kohtualune alasti, täitsa alasti, mõtlemise poolest, südame poolest ja otsuse langetamise poolest, sa ei saa mitte midagi varjata, see on sul nagu, see on lahti kirjutatud raamat, oled sa seal ees, sa ei saa mitte midagi seal varjata.
et seal on nii lahti, ops, ahah, selge, siin sa oled. Seal on, kõik on teada. Nii et ikkagi mingem julgusega oma maiseid ja taevaseid asju ajama, taevakohtusse, põlvili ja usu külluses, et julgustamegi minna. Mida meil tänapäeval vaja läheb? Kõike neid siit. Arukuse vaim, tarkuse vaim, väe ja nõu vaim, issana turdmise ja kartuse vaim, kogu menoraa. Meil on vaja, kohtus, palun, Anna, meil on vaja, praegu me ilma selleta siin ei ela siin. Vaimseid, neid, kõike neid, meil öeldi, olge innukad taotlema. Palun. Meil on, lähme issand alasta, et meil on siin koguduses vaja praegu prohvetlikku ja seda. Lähme julgusega, palume. Ja ka kõike muid, nii palju kui veel seal maist ka vaja on, neid asju ka, mis on vaja. Kindlasti finantsi asja, kellel midagi on vaja. Aga enne seda ikkagi oma õigusest lahti. Oma õigusest on kõige esimene asi. Selle nagu Jumala vaim tahtis teha, et oma õigus maha panna. Siis hakkavad asjad pihta. Mul oli õigus. Veel üks päev on õigus, teine päev ei ole õigus. Ja me võime vaielda püha kirja asjade vahel. See ongi hea. Jumal Paulus ütleb, et peabki olema vaidlusi, siis need, kes natuke rohkem teevad, saavad tunnustatuks. Aga me ei pea mingisuguses situatsioonis oma õigust taga ajama. Muidu leiame ennast samas olukorras, mis saab Paparovi. Mine palu andeks. Aga ma pole midagi teinud. Et selles mõttes kirjetud olgu issand. Aga Marko läheb siis edasi siit selle teise asjaga.